Tere kõik esiliiga väiksed ja suured sõbrad. Oleme siin esimese vooru viimase kohtumise juurde jõudnud, kus omavahel lähevad vastamisi Tallinna Kalevi U21 võistkond ja nende vastu siis Nõmme Kalju U21 võistkond, et kindlasti selles mängus võiks ju samuti olla intriigi, mida me varasematest kohtumist juba näinud oleme. Tänase mängu toovad teieni mina, Risto Int ja minu kõrval Gerd Kääramees. Ja, tere õhtust ka minu poolt, suurim rööm jällegi teist õhtut. Laasner on valmis ka, proovib peale ka ja ei olnud üldse paha löök. Kalev teenib siit mängu esimese nurgalöögi ja läks sinna lati alla, pigem läks proovima. Nurga, mis müüri taga oli, aga siit on võimalik suunata ja esimene oli väga lähedal, väga lähedal ja ei ole ka siin ise rahul. Christopher Kukk siis. Tõesti, Kukk on tõesti. Kas tuleb meil mingi löök ka ja ei jäänud palju puudu, kui siit oleks meil saanud Kalju oma esimese värava kätte ja koduklubile kuidagi kas siis heas või halvas mõttes kätte maksta. Aga siit nüüd jällegi pahandus korralik, ikkagi pall lahti ja Baptista läks veel kääre proovima, aga siit suluseis tuleb ja pall käib ka võrgus ära. Kapten Igor Subotin virutas sealt korralikult peale, aga ennem olid Kaljumehed suluseisus ja meil nullid tablool jäävad veel püsima. No vaat seda, et kui mina siin 2-3 minutit tagasi Suresuuga rääkisin, et need senderdused ei ole sellist, nendes ei tundu võidurelva olevat, siis Laasner läheb proovima, tuleb ka ja täna teist korda Laasneril palju puudu jäänud, et karistuslöögist Kalev juhtima viia, aga tundus ka seal, et Joonas Laasner palliga ootab ikkagi omasid tagasi korralikult ja kas siit nüüd saab proovida? Dilan Salleril on ka purakat jalas, aga hetkel Johannes Kindel on piisavalt kindel, et söödupraak või siis tehniline praak oli see, mis selle olukorra tingis, et sealt üldse Almeida selle palli alustuseks võitis. Ja no nüüd on võimalik Nõmme Kaljul tulla ja kas siit tuleb ära, esimene on kirjas ja ei keegi muu kui number 26 Baptista, kes siin oli ja silma paistis esimesel poolajal selle teravusega Nõmme Kalju leerist ja tuleb ära, et riietusruumi värav siit Nõmme Kaljule tuleb ja seda teist poolaega ikkagi oluliselt paremini alustatud on. No ja Nõmme Kalju esimene värav siis pärast 7 aastat eemal olekut esiliigast. Kui väravasid tuli, siis mis saab edasi? Almeida läheb siit nüüd uuesti ikka lahtine ja siit tuleb kiirelt Kalju teine. Anton Vlossatov lööb siit Kalju 2-0 juhtima. Sellisest, ütleme nii, Mirov Vetkali reboundist see olukord siin sündis. Ja väga kiire jutte, mis siin siis mõlemalt poolt vaatame siit ära ja korralik kuul sinna värava peale vinnastati, aga läheb natukene üle. Aga jällegi ohumärk siin Kalevile, et väga lihtsalt lõppude lõpuks ikkagi soodustavad ambitsioonid, aga Kalevi nurgalöök siit tuleb hetkel. Kas siit veel pall lahtine ja oi, kui lähedal Christopher Kukk oli hetkel, et siit Kalevil üks tagasi lüüa. Jah, oleks see tema jaoks juba siuke teine. Saab selle Treufelt palli kätte ka, pall on lahtine, aga siit ei tule Kalevilt midagi. Tuleb hoopis Lasnilt. Aga siit nõuab ka Kalevi treenerite pink treeneritelt. Ja nüüd siit käega mäng. Vaatame siis selle olukorra ära. Laasner palli taga, terav pall sinna värava peale. Ja lõppude lõpuks Kukk saab selle kätte. Christopher Kukk on see, kes toob mängu elu sisse. Ja ma pean siin Risto parandama. Küünil on läinud vähe elavamaks asi. Laasnerilt pall tuleb, ikka lahtine. Veel on võimalus. Pall on lahtine.
ei tule! Lukas Kristleis ei löö seda ära, kui oli põhimõtteliselt 1-1 Joonas Kindlaga ja Kalev ei viigista seda mänguseisu vähemalt hetkel. Ära tuleb ja tundub, et minu arvutused 3 kohata olid õiged, sest et vaata, et pea sekundi pealt me selle siin kokku tõmbame. Noh, ja Kalev oleks peaaegu kätte saanud siit selle 2-2 viigi, aga